võib kutsekoolidele tähendada koolide lõpetamise nihkumist, sest praktiliste oskusteta on paljudel erialadel keerukas kutseeksamiks valmistuda. Haridusministeerium töötab välja täpseid juhiseid, kuidas jätkub õppe kutsekoolides, kui distantsõpe lõpetatakse. Eriolukord on kutseharidusele tähendanud nuputamist, kuidas anda distantsilt kutseõpet aladel, mis eeldavad lisaks teoreetilisele õppele ka praktilist osa, et õpilane saaks vajalikud töövõtted selgeks. Tahame näiteks autorehvi vahetada praktiliselt. Kuidas me praktiliselt autorehvi siis vahetame? Autoratast vahetada. Selle saab nüüd kirjeldada ära, ega midagi teha ei ole. Kõige lihtsam viis, õpilane kirjutab. Aarne Küüt viskab nalja, et nüüd saab õpilane arendada ka kirjalikku väljendusoskust ja lisab, et Tartu Kutsehariduskeskuses valmistuti distantsõppeks tegelikult nädalaid varem, kui kriis Eestisse jõudis. Näiteks on pikendatud õpilaste praktikaaegu ja praktikat lubatakse teha ka FIE-de juures. Tallinna ehituskooli direktor Raivo Niidas räägib, et kui distantsõppes on võimalik keskenduda rohkem teooriale, siis keeruline on olukord lõpetajatel, kel tuleb teha kutseeksam. On eksamid, kus on nii teoreetiline kui praktiline osa ja eriti viimati mainitu juures ei ole ilma praktiliselt midagi läbi tegemata võimalik teha. Praktikata pole kutseeksamil midagi teha näiteks mööblidisleritel ja elektrikutel. Ka autoremont eeldab praktilisi oskusi. Tõenäoliselt oleks meil vaja enne kutseeksameid siiski praktilisi töid teha ja seda vähemasti paari nädala jooksul lõpetavate kursustega. Et pääseda kutseeksamile tuleb teha enne lõputöö, mis disleril võib olla näiteks kapp. Neid eriti kuskil mujal väga võimalik teha ei ole, kui õpilasel just ei ole oma lähedastel kellelgi töökoda, kus ta saaks seda teha. Et ikkagi tuleb kasutada kooli võimalusi, aga praegusel hetkel on jah see võimatu. Haridusministeerium plaanib viiruse taandudes taastada 15. maist üldhariduskoolides õppetöö piiratud mahus. Asekantsler Robert Lippin ütles, et sama on arutatud kutsehariduse kohta. Me loodame, et 15. maist on siiski piisav aeg, et nad saavad oma eksamid, praktikad ära teha. Aga kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis oleme ka arutanud koolidega seda võimalust, et nad teevad selle näiteks kas suvel, kui see on võimalik ja õpilased on valmis, või siis sügisel. Kutsekoolides jätkuks mai keskel töö väikestes gruppides ja kasutada tuleks isikukaitsevahendeid, sest paljud õpetajad kuuluvad vanuse tõttu koroonaviiruse riskirühma. Raivo Niidas ütleb, et kutseeksamid peaks toimuma kõige hiljem augustis, et mahtuda praegusesse õppeaastasse.